olen siin nagu otse-eetris siis järellainena eelmisel nädalal toimunud webinarile. Ja saate siia kenasti koguneda, mul on hästi palju küsimusi, ma nummerdasin need ära ka. Ongi 51 küsimust kokku, ma kindlasti kõigile neile ei saa siin täna vastata. Saan ei ole hea sõna. Valin mitte vastata, sest et lihtsalt olen tund aega, aitab küll, kes siin ikka kauem on ja jõuab mind kuulata. Aga kindlasti on mitu küsimust on nagu, osad inimesed on nagu sama küsimuse esitanud, võib-olla lihtsalt teise nurga alt. Nii et kui ma näen, et taoline küsimus, millele ma vastasin, tuleb ette, siis ma sealt nagu liigun edasi. Vaatame, kes seal siia tulevad. Ja mida siis ma ootan sinult. Jagan seda oma isiklikule Facebooki lehele ka, et meil oleks rohkem kuulajaid ja vaatajaid. Mida ma soovitan sul teha, on ka jääda kuulama, sest et mis on selle küsimuste ja vastuste võlu on see, et tihti keegi küsib ja tegelikult see vastus, nagu paljud tahavad seda vastust kuulda, eks. Ning sa saad ka siin samas kommentaarides kaasa rääkida. See tähendab seda, et kui ma esitan nagu selle küsimuse, sa võid jagada näiteks oma kogemust. Võib-olla sa tunned, et vau, ma tahaks kuidagi selle inimesele oma loo saata, siis sa võid mul pärast kirjutada, et Kai, see küsimus, et kas ma võiks selle inimese poole otse pöörduda, sest mina näen, kes neid küsimusi esitas. Ma teile nagu ei hakka ütlema, sellel pool tähtsust on ju, kas oli Marika või Ülle või Kalle. Ehk siis selle koha pealt on ta anonüümne nendele, kes neid esitasid. Ja võib-olla sa nagu tunned kuskil ennast ära ja tunned, et vau, sooviks ka kas seda inimest aidata või kuidagi toetada. Nii et siis sa võid mulle öelda ja ma saan selle inimese käest küsida, et kas sa soovid, et üks inimene, kas sul on okei, et üks inimene soovib sulle kirjutada. Nii. Nüüd, kust need küsimused siis on pärit? Ehk siis eelmisel nädalal, kui toimus siin tasuta mul selline veebiseminar, mille nimi oli siis, et mul lähevad natuke need nimed sassis natuke närvis ka, et rikkus asub meie mõistuses, saab alguse meie mõtetest. Ja ma rääkisin meie seismistest rikkustest, mis on meie kõrgemad võimed ning need, kes sellele veebiseminarile nad kirja panid, ma alguses arvasin, et ma teen nagu Zoomis ja siis mingi 2 päeva enne ma vaatasin, et aga ma võiks selle teha täitsa avalikult, sest mul oli nagu sellised uudiseid teile ja nii edasi ja siis ma tegin selle siinsamas Facebooki lehel ning need, kes registreerisid sinna, need natuke üle 300 inimese, siis nemad said esitada mulle küsimuse, ehk seal registreerimises oli ka selline lahter, et esita Kaile küsimus ja nendele küsimustele ma nüüd siin vastama hakkangi. Nii, üks hetk korra, vaatame, kas on siin vahel kosta. Esita Kaile küsimus ja nendele küsimustele ma nüüd siin nii on kenasti kosta hääl. Ja väga-väga oled oodatud siin nagu kaasa rääkima. Et ma arvan, et ma näen, keegi võiks mulle korra öelda tere. Siis ma näen, kas ma näen teie kommentaare. Seda tahtsin öelda, et ma näen, kas ma näen teie kommentaare. Nii, aga mina siis vaikselt alustan ja võite mulle öelda tere. Sirle on siin kuulamas, Riina on kuulamas, väga äge. Super. Ma mõtlen korra, et äkki ma võiks isegi seda küsimust, aga ma ei hakka panema, see läheb liiga. Nüüd üks huvitav asi, mis toimus nende küsimustega selle veebiseminariga, kui ma olin otsustanud septembris, et ma teen Bob Proctori, Sandy Gallagheri sellise ühe kursuse teile
Magic in Your Mindi, siis näes teie küsimusi, et Kai, kuidas sa seda teed? Kuidas sa hoiad fookust? Kuidas sa oled särav? Kuidas sa toetad oma närvisüsteemi, oli ka üks küsimus. Ja siis ma mõtlesin, et kas siis nüüd lõpuks on aeg, et ma jagan seda, et kuidas mina siis seda teen. Ja nii ma siis otsustasingi teha kursuse täiesti ise just nende kogemuste põhjal, kuidas mina olen ennast toetanud ja järjest rohkem ma saan aru, et mulle just üks naine kirjutas täna ja ma loen teile selle koha ette. Vaata, kus ma ta leian. Ma loodan, et tal on okei, et üks naine täna kirjutas, et ta on ise ennast palju muutnud viimastel aastatel ja ütles, et see, mida ta tegi, on täiesti kättesaadav igale inimesele. Tegelikult ongi asi selles, et inimesed ei oska oma süsteemi hallata ja juhtimispult ei ole nende käes, vaid neid juhib nende närvisüsteem, alateadvus, uskumused. Ja see närvisüsteemi teema on mulle tulnudki just juurde, kui ma selle suure unistuse täitsin ja siia esimest korda baalile tulin. Ja siis ma mõtlesin, et issand, kas ma põlesin nüüd nagu läbi, et ma põlesin emotsionaalselt läbi, ma nagu ei suutnud midagi teha, mul olid vahepeal paanikahood ja nii edasi. Ja ma saingi aru, et kui oluline on ka oma närvisüsteemi toetada ja ma omast arust tegin seda päris palju. Aga kui rahasummad lähevad nii palju suuremaks ja nendega ei ole harjunud, siis lihtsalt alateadvuses on puhas alateadvuse mäng ja kuidas ta meid nagu juhib, on see, et siis me hakkame tagasi sinna tuttavlikku tahtma. Kujuta ette korra, te võime seda mängu korra koos teha, mulle sõbranna ükskord ütles, Kai, ma teen sinuga ühte mängu, et sa oled nagu nii äge ja hea sõbranna mulle, et ma kandsin sulle praegu 1 miljon eurot, et jaga mulle, mis sa sellega teed, see praegu läks sinu pangakontole. Ja ma olin nagu niimoodi, et päriselt või, ma ei tea, mis ma sellega teeks. Ja ma ei räägi seda näidet, et raha on nagu kõige tähtsam, ei, ärme tee raha kõige tähtsamaks, aga kui sa mõtled oma unistuste peale, siis enamus nendest unistustest jäävad raha taha kinni, paljudel ka aja taha, aga raha taha ja aeg ongi seal, et me teeme kui tööd on ju, et saada raha. Nii et kui sina saad ühel päeval selle 1 miljon eurot, kas sinu närvisüsteem tuleb sellega toime, sa küll tuleb, aga juba hakkad sa mõtlema, et mis siis, kui ma sealt selle kaotan, mis siis, kui ma teen valesid otsused, mis siis, kui pärast ma hoopis olen võlgades. Et mina olen nüüd seda kogenud ja tõesti ei saa lasta oma närvisüsteemil, uskumustel, alateadvusel, mis kõik on meie kehas enda elu juhtideks. Ja et see rool tuleb enda kätte võtta, tuleb võtta vastutus. Nii et kui sina oled üks nendest, kellele meeldib kurta, kuidas ta kaaslane ei tee mingeid teatud asju või mis iganes see kaaslane kuidagi teda segab. Või tahaks kuidagi ennast natuke paremini siia sättida nii. Või ikkagi laps teeb midagi jama või töö juures on midagi jama või ehk mingi väline teema. Vaata, kuidas ta sellise Facebooki postituse tegi. Issand jumal, jälle nad seal mingi läksid riidu ja lahku. Ehk sa pöörad selle välisele väga palju tähelepanu. Siis märka seda, et kas sa tegelikult ikka ise oled võtnud vastutuse. Kui palju ma inimeste pealt näen, kes on enesearengus ja teinud suuri asju, muutus ja kõike, aga sa ütled, et kuidagi ei lähe, see rahaline seis ikka ei lähe. Aga mingi asi on seal suhetes ikka ei lähe. Kõik see, mis elus toimub, nimetame seda sõnaga tulemus. Ja see kõik on lihtsalt peegeldus sulle sinu seismisest. Ehk siis järelikult sa ei ole sügaval sisimas alateadvuses seda muutust veel teinud. Kui su rahaline seis ei ole nagu sa soovid või suhted või midagi töö juures või su keha, siis on ikkagi mingi muutus tegemata ja tuleb hakata vaatama, mis sina ise saad teisiti teha. See on nagu A ja O, võtta vastutus. Ehk siis kui minu juurde tuleb inimene, kes mulle kirub kuskilt mingeid asju kokku, siis mul on kõigepealt vaja saada tema tähelepanu ja fookus temale endale. Aga mis tunne sul endal on? Mis mõtted sul siin endal on? Et jätame korra selle välis, jah, see väline tekitab seda. Aga kuidas sina saad nüüd analüüsida, mis sinu sees toimub? Ehk siis meil on vaja õppida, et see alateadvus meid ei juhi.
ja tegelikult tõde on see, et alateadvus niikuinii juhib, lihtsalt siis muuta seda alateadvust, mis seal juhib. Öeldakse niimoodi, on ju, et kõigepealt sina lood harjumused, siis harjumused hakkavad sind kujundama. Aga kes valib need harjumused, kes valib seda, mis seal on alateadvuses? Sina valid. Lapsena oled sa selle alateadlikult valinud, ilma et sa aru said. Miks sulle maitses alguses sama toit, mis su vanemad sõid? Miks me arvame, et Eesti šokolaad on hästi hea? Miks me oleme harjunud 4 aasta ajaga? Kui keeruline algul oli mul baalil harjuda, et ei läinudki ilmi jahedaks, ei tulnudki sügis, nagu Eestis on. Ehk siis on oluline saada aru, et me toimetame kogu aeg mingite mineviku kogemuste, arvamiste, uskumiste, mustrite pealt. Ja samamoodi närvisüsteem on selle järgi. Minu üks hästi lahe näide on see, et ma aastakümneid ei saanud juua õunamahla. See oli mul tohutult ebameeldiv. Ja ma isegi ei saanud aru, kuidas inimesed lähevad restorani ja tellivad klaasi õunamahla. See oli nagu üheks väk. Ja kui ma hakkasin Bob Proctori asju juhendama, ma hakkasin oma alateadvusega tuttavamaks saama. Et ma ei hakanud ei autopiloodil enam toimetama, et kui midagi ei meeldi, ma sain korralda stoppi, aja maha võtta ja nagu kaaluda, mis toimub, märgata. Eks see on see, mida lapsed ei tea, aga täiskasvanud inimene võiks teha. Siis ma sain aru, et kunagi, kui ma olin laps ja Eesti oli ju Nõukogude Eesti, siis me Ikaruse bussiga käisin vahel esinemas Lätis või sõitsime Tallinna ja mul alati ema-isa panid võileiva kaasa ja õunamahla. Ja see oli minu jaoks tohutult ebameeldiv. See diislihais tuli sinna bussi sisse, siis ma jõin seda õunamahla. Ma siiamaani tuleb see lõhn ninna, kuidas ma tulin spordivõistlustest ja jõin seda õunamahla. Ja see oli niivõrd ebameeldiv, mu keha on seda mäletanud nii kaua. Täna ma saan juua õunamahla ja ma nautida, eriti mõnusalt see oma aia tehtud on. Aga ma ei joonud seda, ma arvan, 20, peaaegu jah, võib-olla isegi 30 aastat. Et tõingi viimati, kui ma olin seal mingi 15 või 14 on ju. Ehk siis mõtle nüüd, kui palju on sinu sees selliseid seoseid ja kui palju sa nende seoste põhjal jätad midagi tegemata. Ehk siis ma ei saa vitamiini sealt õunamahlast. Ma võtan oma aiaõunad ja see on nagu kõige parem. Mäletan, eelmine aasta tegime sõbranna juures õunamahla, kui hea see on. Ja millest me võime ilma jääda, sest sul on ühe korra mingi kogemus olnud, mis on tekitanud emotsiooni. Ja sellest süsteemist tuleb aru saada ja seda on võimalik juhtida ja ma loodan, et ma saan sulle siis natuke nüüd sellest toeks olla. Nii et asume nüüd nende küsimuste juurde. Ja kellel siin tekib küsimusi, siis võid ka kirjutada ja ma mingil hetkel saan neid vaadata. Nii, kuidas elada elusat, see on jutumärkides elusat elu. Kuidas siis elada? Tuleb saada iseendaga tuttavaks. Tuleb saada aru, kes ja mis sa oled. Ja etteruttavalt võin öelda, et tuleb saada aru, kui unikaalne, vägev ja imeline sa oled. Sest kõik negatiivne, mida sa endast arvad, ei ole tegelikult tõde. Ehk siis tuleb hakata märkama, ennast analüüsima ja kus siis tuleb see elus elu, arvan mina ja see kõik on see minu arvamus, tuleb sellest, et sa siis hakkad lõpuks teisiti tegema. Ja see ongi asja võti alati. Tuleb hakata teisiti tegema. Sa võid ju teada, terve maailm on täis inimesi, kes ütlevad, ma tean. Sa tead, aga sa ei tee. Ja ennem sul ei tulegi muutust ja siis sa ajad kokku neid teadmisi ja frustratsioon hoopis kasvab, sest et sa ei ole teisiti hakanud tegema. Analüüsi ennast, märka, pane kirja asjad, mis sind häirivad, pööra neid teistpidiseks, pane kirja asjad, mis sulle meeldivad, mis toovad rõõmu, tee neid, tee rohkem neid ja lõpeta rääkimine, et ma ei saa, ma ei oska, ma ei suuda. Muuda seda mõtteviisi. Nii, mida ma veel ütlen? Kõik minu vastused tulevad minu seest, minu vaatenurk, minu kogemused. Sa oled väga oodatud siia alla kirjutama oma kogemusi ja sa ei pea uskuma kõike, mida ma räägin. Aga kui midagi sind kõnetab, midagi sinu sees käib, mingi nõksatus käib läbi, siis ja eriti see, et mis asja, seda ma ei taha kuulata. See, mida sa endast eemale lükkad, see on sinu jaoks järelikult väga-väga oluline. Ehk siis sa ei pea uskuma kõike, mida ma räägin, aga mis siis, kui sa kaalud, sa korraks jätad kõik oma
eelarvamused ja uskumused kõrval ja mõtled, ma kuulan täna nii Kaid, nagu ma kuuleks kõike esimest korda, sest siis sa saad siit midagi uut. Nii et väga loodan, et sa saad siin minuga kaasas olla. Nii, järgmine küsimus. Kuidas praktiseerida enda sisetunde kuulmist? Öeldakse kogu aeg, et usalda oma sisetunnet, aga ei oska seda päris täpselt. Ehk siis sa kindlasti väga hästi oskad. Number 1 asi. Ja ma ütlen teile siin palju lauseid ütlema, lihtsalt pange neid kirja, tehke nad enda päraseks. Aga pange neid lauseid kirja. Number 1. Ma väga hästi oskan kuulata oma sisetunnet. Ma olen oma sisetunde kuulamise väga hästi välja arendanud. Mu sisetunde kuulamine tuleb mulle kergelt lihtsalt lõbusalt. Ja sest tõde on see, et sa tegelikult oskad seda ja sa väga paljudes kohtades kuulad ja hakka analüüsima, märkama, kus sa seda kuulad, seda sisetunnet. Kui sa teed midagi nagu ebaloogilist, peaksid nagu kuskile minema, võtma, ma ei tea, vihmavarju kaasa, kuigi päike paistab ja siis sa pärast ütled, kui hea, et ma seda tegin. Kuidas see avaldus, kas mul tekkis kehasse mingi tunne, näiteks minul on hästi palju see hääl, mingi hääl peas ütleb ja üldjuhul sisetunne on see kõige esimene. Aga tihti me seda ignoreerime, sest me juba mõtleme nii palju muud, et see on nagu kõige esimene. Ja loomulikult aitavad hästi paljud kehalised praktikad. Üks asi, mida ma tegin pimeruumis hästi palju kordi, on kõhumassaaž, hästi lihtne. Kujutad ette, et siin on minu kõht ja siis ümber naba, vahet pole isegi kumbad pidi hästi õrnalt, ma isegi ei suru peale, on ju, hästi õrnalt ümber naba, lihtsalt teed tiire, oled voodis pikali ja teedki näiteks pool tundi järjest. Lihtsalt saad maha rahuneda ja siis õpid ennast kuulama. Et sellised mõtted. Nii et jagage siia, kuidas teie olete õppinud oma sisetunnet kuulama. Kuidas saab veel paremaks minna? On mitu emotikoni. Ma arvan, see on üks hiilgama hea küsimus, et midagi on hästi ja siis ütled, kuidas saab veel paremaks minna. See tähendab, et sa nagu naudid, ma olen tänulik, kuidas saab veel paremaks minna. Jälgi hästi hoolega, mis küsimusi sa küsid, sest nendel on vastused. Kui sa küsid, miks minuga jälle see juhtub, siis see kordub. Sest et sa saad vastused, miks see juhtub ja selleks, et saada vastus, miks see juhtub, see peab ju korduma. Hakka lõpuks nägema, miks see juhtub, on ju. Ma kunagi tõin baalil olles eelmisel korral sellise näite, kui inimesel läheb suur okas kätte. Ja see on nii valus, et seda sealt välja võtta, sa pead sorkima ja ta ütleb, ma ei võta seda välja, las olla, paneb sinna plaastri peale. Ja see lõpuks läheb nii mädanema, et ta ei saa seda kätt on ju kasutada. Ehk siis tegelikult selle asemel, et võtta plaaster ära ja vaadata korra sinna sisse ja tõmmata see okas välja, siis see saaks hakata on ju paranema. Et sellepärast tuleb küsida õigeid küsimusi, sest kui ma nüüd küsiks, miks minuga juhtub see, et see okas siin on ja see käsi mädaneb, see läheb järjest hullemaks. Aga kui ma küsiks, mida ma saan teha, et see paraneks? Kuidas ma saan siit paraneda? Siis hakkad välja mõtlema viise. Ehk siis meie mõistus on ehitatud niimoodi, et seda, mida me endale pidevalt kordame, neid küsimusi, mis me küsime, siis me hakkame välja mõtlema, hakkame leidma viise, kuidas seda ellu viia, kuidas see saaks siis paremaks minna. Kuidas jätkuvalt uskuda endasse ja oma eesmärki, kui tulevad tagasilöögid? Super hea küsimus. See on üks palju põhiprobleeme, eks. Ehk siis siin on mitu nüanssi. Üks on see, mis mul esimesena kohe pähe tuleb, et sul on vaja suurt pilti. Et toome mingi näite. Räägime korra mu missise valimisest. Suur pilt see, kuidas ma olen ilusas kleidis, finaalis laval, ma saan mingi lindi kaela, krooni pähe, kõik lõpuks on läbi, šallala. Ja siis üks nädal ennem seda vaatan videost, issand, ma ei oska üldse kõndida, ma kogu aeg vehin mingi oma käega. Siis tuleb bikiini pildistamine, ma tunnen, oh my god, mul on nagu need bikiinipüksid suured ja mul on siin nii ebamugav olla, et mingid tagasilöögid. Need ei ole päris on ju võib-olla sellised tagasilöögid, aga oletame, et võtame neid selliste tagasilöökidena, aga kuidas ma siis lähen nendest läbi, ma hoian suurt pilti silme ees. Sest hetke tagasilöök, hetke väljakutse, hetke probleem ei tundu nii suur, kui sa näed suurt pilti ja sa saad võtta seda hetke tagasilööki õppetunnina. Sest nii kui sa jääd sinna kinni nagu muserduma, et oh my god, nüüd juhtus see, ma kaotsin seal mingi raha ja nüüd läksid kliendid, ma tegin selle valesti. Endale tuleb kohe andestada, kõige tähtsam endale andestada, liikuda edasi, mõelda, mis õppetunni ma võtsin sealt.
Mida see tähendab, et ma võtan õppetunni kaasa? See tähendab seda, et ma ei jää istuma sinna ja muserduma ja kahetsema ja seda ketrama, vaid ma ütlen, nendin fakti, see juhtus, mida ma sellest õppisin, järgmine kord peaks seda ja seda teistmoodi tegema ja siis liigud edasi. Siis las see tagasilöök tuleb ja sa saad sellest vaimustuda, mõelda, vau, ma kogesin sellist asja või, kui rikas, kui palju seesmiselt rikkam ma nüüd olen, on ju. Nii, küsimus, kuidas saada enesekindlamaks. Üks asi, mida ma olen kogenud enesekindlusega, on see, et ega keegi teine ei tea ju, kui enesekindlad me oleme. Me võime vaadata kõrvalt mõnda inimest, on nii enesekindel, ja siis ta tegelikult tuleb sealt lavalt maha ja pooleldi nutab ja kõik läks sassi ja tema rohkem ei tee ja nii edasi. Ehk siis enesekindlus, number üks asi tuleb sellest, kui sa oled ise enda vastu aus. Sa pead endale antud lubadustest kinni. See on number üks asi, kuidas me õõnestame seesmiselt oma enesekindlust. Ja väline loomulikult, kui mulle öeldakse pidevalt, et Kai, seda sa ei teinud hästi ja või lapsena kogu tehti mind maha või pandi kahte, miks sa seda tahad teha? Aga miks sa jälle sellise asja tegid? Ja siis enesekindlust õõnestame, aga võtame nüüd siin täiskasvanud inimesena. Kõige rohkem õõnestab sinu enesekindlust see, kui sa ei pea endale antud lubadustest kinni. Ma näiteks otsustan täna õhtul, et ma lähen homme trenni, siis ma toitun tervislikult, söön seal seda salatit pärast ainult ja õhtul, enne kui läheb pimedaks, lähen veel teen jalutuskäigu, üldse peale kella 6 ma ei söö, eks. Siis tuleb hommik, magasin natuke kehvasti, äkki ma ei viitsi trenni minna. Ja siis unustan hommikust ka süüa, siis on kõht tühi, võtan ikka need saiakesed kiiresti. Ja õhtul, ma natuke korraks lähen siis jalutan. Ja ma ei pidanud endale antud lubadustest kinni. Ja kui ma teen seda päevast päeva, siis ma ei usu ju enam endasse. Enesekindlus ongi ju endasse usk. Ma ei usu siis enam endasse. Nii et hakka väikeste sammudega endale antud lubadustest kinni pidama ja kui sa ei saa neist kinni pidada, siis ära luba, kui sa ei ole kindel, kuidas sa öösel magad, sest äkki on just kuuseis kehva, äkki sul on just päevad või sul oli mingi tüli või oli pikk päev ja sa tead, et äkki sa ei maga hästi, siis ütle, ma hommikul otsustan, kas ma lähen trenni. Iga kord ma ei soovita nii teha, aga mingi erandkord. Ja siis sa ei õõnesta enda enesekindlust ja loomulikult enesekindlus on ka see, et sul tuleb lihtsalt hakata tegema ja märkama, mida sa teed hästi ja lõpetama ära peas selle loo, et ma ei ole enesekindel. Ma olen enesekindel, on hästi hea lause ja siis teine lause, milles sa tahad olla enesekindel, ütled seda. Näiteks mina ütlen, ma olen väga enesekindel mentor, ma olen esmaklassiline mentor, mul tuleb see väga hästi välja. Sa oled näiteks fotograaf, ma olen väga hea fotograafis ja too endale tõestusi, vaata, et aga inimesed ostavad mu teenust, nad on rahul mu piltidega, inimesed laigivad mu pilte. Too neid tõestusi ja siis saab ka enesekindlust tõusta. Aga seal on juba ka vaadata, seal võib see ego teema on ju tulla sisse, aga eelkõige, et sa lõpetad selle loo rääkimise, et sa ei ole enesekindel, sest sa tegelikult oled enesekindel. Sa muidu ei oleks siin saanud elada suure tõenäosusega, kes seda küsis, on lapsed, sa oled piisavalt enesekindel, et sa oled lapsi saanud, et sa oled kodu ehitanud, sul on mingi töö, hakka nägema, kus kohas sa oled enesekindel, fänna seda osa enda juures ja siis hakkab see kasvama. Sest see, millele sa pöörad tähelepanu, see kasvab. Nii lihtne see tegelikult ongi. Tänulikkus tuleb siin mängu, eks. Lähme edasi. Sooviks häid ideid, kuidas saada end tegutsema. Soovitan sul väga võimalusel tulla minu kursusele, mis algab 20. oktoobril ja minu suur võluvõime on panna inimesed tegutsema, nagu päriselt. Et selleks on vaja inimesi enda ümber, selleks on vaja plaani, aga number üks asi, selleks on vaja kirge, et mille nimel sa tegutsed, kuidas on sinu jaoks hea. Ma ei mäleta, kas ma eelmine kord ütlesin, aga me teeme palju asju laste pärast või kellegi teise pärast, aga kui seal ei ole sinu asja sees, siis sa varsti ei viitsi teha. Seesama baalile tulek. Kui ma ütlesin poisile, okei, saad tulla Green Schooli ja mõtlesin, ma teen seda tema pärast, siis mul üldse mingeid vahendeid liikuma ei hakanud. Ja kui ma otsustasin oota, aga see on mulle ka ju hea, sest ma tahan ka tulla, sest siit ma saan seda ja siis läksid asjad nagu kõik liikuma. Nii et vaata, et sul on kirg selle asja suunas, mida sa teed ja et
sina ka sealt midagi saad. Sest et ma ei viitsiks siin teie küsimustele vastata, kui mina sellest ka mitte midagi ei saaks. Et selles suhtes ma täiega naudin teie aitamist, ma tahan jälle olla rohkem pildis, ma tunnen, et on aeg ja ma tunnen, et ma tahan lihvida ka oma sellist avalikku rääkimist, et kui mul on see küsimus, et ma räägin selgelt, et voolavalt, ma tunnetan neid küsimusi, vaatan, mis see vastus seekord on, et ma olen neid küsimusi varem näinud, aga ma ei ole neid siin oluliselt neid vastuseid küll ette valmistanud. Et arendan ka endas seda nagu intuitiivsemat poolt siin. Nii, hästi äge küsimus ja muideks meil on alles 7. küsimus 51-st. Kuidas oma mõtteid õigesti sõnastada? Ehk on mõned juhtnöörid õigete sõnade jõudmiseks. Number 1 tuleb hakata harjutama. Kui ma alustasin mentorina, siis ma tundsin, et minu kõige suurem miinus on see, et ma oska sõnu ritta seada. Et ma alati mõtlesin, et inimesed tahaks hullult inimeste küsimustele vastata, aga et see võiks olla nii, et nad esitavad ja siis ma saan mõelda päev otsa ja siis ma vastan, eks. Ja ma hakkasin seda endast treenima. Ning küsimus jääb ka, et mis tähendab õige mõte? Ei ole õigeid ega valesid mõtteid. On mõte, mis sind sellel hetkel teenib, mis on hetkel sinu hüvanguks. Nii et sõnasta see natuke ümber ja ütle, et ma alati oskan oma mõtteid sõnastada, nii et inimesed saavad nendest aru ja harjuta. Et mida sa tahad öelda, ütle seda, vaata, kuidas sellest aru saadakse. Kui ei saada aru, küsi, mis on seal selgitust vaja ja harjuta. Kuidas saavutada mõttemustrite muutumine jäävalt, mitte mõneks ajaks ja siis tuleb vana tagasi? Väga hea küsimus, ehk siis tulebki vana tagasi, nagu ma enne ütlesin, sest alateadvus tahab tuttavlikku, see harjumuslik tuttavlik on meie jaoks ju turvaline. Siis tulebki öelda, et see on minu uus normaalsus, mis iganes on see uus asi, mida sa arvad, aga tuleb ka teha teisiti. Kui sa ei lähe tegevusse ja sa ei koge teisiti, siis pelgalt mõttemustrit ei muudagi ära. Tuleb luua harjumus teha teisiti. Kui sa millestki arvad teisiti, mitte nii, et ja ma tean, et ma ei peaks lapsele peale lendama, kui ta koolist koju tuleb ja nii. Aga siis tee ka seda ja varsti vaatad, et sa oled ümber harjunud. Ehk siis niimoodi saame neid mõttemustreid muuta, et tuleb päriselt ka teha teisiti. Ja üks viis ongi see kordamine ja suht ainuke viis ongi kordamine, sest kõik sinu ellu on tekkinud ju kordamiste teeleks. Nii et kordad. Ja siis lähed tegevusse ka. Paljud inimesed annavadki alla, mõtled, et kordamisest kasu ja midagi siin ei toimu, sest nad ei tee midagi teisiti. Ma võin öelda, et ma olen sale, ma nüüd arvan endast hästi, et ma olen sale naine, et ma olen tark ja asjalik ja rõõmsameelne. Aga siis, kui ma järgmisel hetkel lähen, söön jälle paki küpsiseid ära mulle ebasobival hetkel, sest ma olid emotsioonid ja ma tahtsin süüa magusat, või ma lähen istun mingi poolööd telefonis, siis mul tekivad ju käärid sisse, on ja? Sest et ma ei toeta ise seda, mida ma endale ütlen. Nii et tuleb ka tegusi teha. Kuidas üle saada pidevast ja sageli põhjendamata ebakindlusest? Sellest ma juba rääkisin, see ongi see enesekindluse kasvatamine. Siin siis ma rohkem ei peatu. Kuidas ennast utsitada tegema asju, mis ei meeldi? Ära tee neid asju, mis sulle ei meeldi. Leia keegi, kes neid teeb. Või kui sa vaatad, et aga alguses mul on nagu näiteks kõik meeldib, kartulivormi tegemise juures lihtsalt ei meeldi kartuli koorimine, osta siis kooritud kartuleid või pane keegi teine neid koorima või tee selle ebameeldiva tegevuse, näiteks seesama kartuli koorimine, kuula mingit podcasti, pane mingi muusika peale, pane mingi podcast peale või ära mõtle nii palju selle tegevuse juures. Seda mitte mõtlemist olen ma hästi palju jääaugus käimisega treeninud. Et kui ma lähen jääaugu juurde ja seal hakkaks mõtlema, et kas minna täna sinna või mitte, siis ma elu sees ei läheks. Sest see on ebanormaalne mingi -10 kraadi, 0 kraadiga minna vette, võtta riidis lahti, minna vette. Ma olen selle varem ära otsustanud ja kui ma sinna lähen, siis see koht ongi hästi ebamugav, et sinna vette minna. Ehk siis, et ma
ei pööra sellele tähelepanu. Loomulikult siin on nagu see koht, millel tuleb tähelepanu pöörata, et tähelepanu tuleb pöörata sellele, kui sa ei pööra millelegi tähelepanu, et see ei oleks mingi jama asi, millega siis sa lõpuks ära harjud. Et kodu on läinud näiteks kulunud ja kole ja siis sa räägid, ei, aga ma olen nii tänulik oma kodu eest, siis sa võtab midagi ette ja lõpuks mingid asjad seal lagunevad ja tuleb hallitus ja ma ei tea, mis jama on ju. Mitte seda ma ei pea silmas ja seda muideks paljud kardavad, kui nad tänulikkust hakkavad praktiseerima, et siis ma lepin äkki selle jamaga ka. Ei, seda kindlasti mitte. Aga meil eks ikka on vahel mingeid asju, mis meile teha ei meeldi, siis tuleb aru saada, kui sa teed seda ebameeldivat asja, et kas see viib mingi hea asjani ja võimalusel siis leida kedagi teist seda tegema, sest suure tõenäosusega on keegi, kellele tegelikult seda meeldib teha. Üks hetk. Nii, läheme edasi. Mõnikord on nii, et ma justkui langen tagasi ja hakkan mingis otsuses kahtlema ja siis see närib siitpoolt ja sealtpoolt ka natuke. Kas on mõni hea sõna, lause, tegevus, mida sellises olukorras endale ütelda teha, et otsusega rahu saada? Kui see on sinu kindel otsus, siis jälle see kordamine, et sa võtadki oma kirjutusvahendi, sa võtadki märkmikku ja sa kirjutad iga päev seda otsust, kui sa oled täiesti kindel, et see on see, mida sa teha tahad. Vahel tuleb ka otsust on ju muuta, aga mulle tundub, et siin küsimuses ei ole praegu seda küsitud, ehk siis ütled, et see on see, mida ma otsustasin teha, ma astun neid samme ja sa keskendudki sellele, nendele sammude astumisele. Sest et kui sa teed selle otsuse, siis ja midagi nagu liikuma hakkas, see tegelikult ei ole pühendunud otsust teinud. Ja lisaks tuleb seda otsust iga päev tegelikult teha uuesti. Et sa jälle otsustad, et nüüd ma teen ja siis minna tegevusse. Siin otseselt nagu mõni sõna, lause, tegevus, ikkagi see kirjutamine, näiteks hommikul esimese asjana mina kirjutan, kellena ma ennast tunnen, kellena ma ennast näen, mida ma endast arvan, ma ei lase mingil teiste võrdlustel, eriti kui kuskil võõral maal oled, tahab see võrdlus jälle kuidagi sisse tulla, on ju, et see ei segaks mind. Mina ise otsustan ja otsustadki, et see otsus on õige ja astud neid samme, eks. Ehk siis ära lange tagasi. Ja märka, et kui sa võib-olla vahepeal puhkad või teed mingi pausi, siis see ei tähenda kohe tagasilangust. Et kui ma soovin oma keha kuidagi treenida, näiteks minna mingi fitnessi võistlusele, siis ikka tuleb puhkepäevad ka teha, on ju. Kuidas lõpetada enesesabotaaž? Lühike vastus on, et lihtsalt lõpeta see ära. Lõpeta see ära, sest sa ei oskaks seda küsida, kui sa seda ei märkaks. Kus sa siis saboteerid ennast, märka seda. Võta see koht enda jaoks lahti. Istu, pane kirja, analüüsi ja eelkõige vaata, et kus on see, et kas sa teed ikka neid asju, mis sind rõõmsaks teevad. Siis me tihti saboteerimegi tegelikult ennast ja et me ei võta vastu, et aga äkki õnnestubki, äkki lähebki hästi. Ütle, et see on okei, ma olen seda väärt. Tegele ise endaga, meeldi endale, kasvata endale meeldivust. Seal, tegelikult selle enesesabotaaži saab kohta nii palju sõnu või nii palju mõtteid, võiks sellest tundi aega rääkida. Aga see on jälle, ma arvan, üks sõna, et me anname nagu nime sellele enesesabotaažile, et me tegelikult lihtsalt laseme alateadlikel mustritel ennast juhtida, sest nii on meil seal mugav ja tuttavlik. Hakka lihtsalt tegema teisiti. Ütle aitäh see enesesabotaaž, aitäh, et sa mind hoiatad, aitäh, et sa mind kaitsed, aga tead, mis ma saan nüüd ise hakkama. Nüüd ma lähen ja teen seda. Järgmine küsimus, kuidas leida jõudu ja aega oravrattast välja murdmiseks? Väga hea küsimus. See on päris crazy, eks, et nokk kinni, saba lahti, saba kinni, nokk lahti. Kõige parem on panna tähtaeg.
mul oli üks naine mentorluses, kes juba oli teinud oma ettevõtte, aga see, kus ta käis tööl, oli lihtsalt pidev ületegemine, ületunnid ja nii edasi. Ta ütles, Kai, ma küsin, kaua sa seda teinud oled, mingi üle aasta. Ma ütlesin, vau, sa oled nagu kangelane, et sa jaksad veel seal kõrval veel oma ettevõtet ka teha. Aga ma ei saa ära tulla töölt, siis mul raha kaob ära ja oma ettevõte ju veel ei toimeta, on ju. Siin on usk, et kui sa ühe asja ära jätad, et siis loodus ei salli tühja kohta, tuleb midagi asemele, siis sa saadki võtta energia ju sealt ära, on ju. Et sa ei oleks seal oravrattas. Ja teine asi on see, et pane see tähtaeg ja selle naisele ma soovitasingi, et millal nüüd on see tähtaeg, et sa tahad sealt töölt ära tulla või et sa tuled sealt töölt ära, sest ta tahtis sealt ise ära tulla ja et siis ühesõnaga, millal sa tuled töölt ära ja ta pani tähtajad 3 kuu pärast viib lahkumisavalduse ehk ta nüüd nägi, et tal on 3 kuud veel seal oravrattas olemist, et veel 3 kuud ta võtab ennast kokku, et ta käib nii tööl, kui palju panustab sinna ettevõttesse ja siis ta saab nagu töölt ära tulla ja see toimis tal väga hästi ehk pane sinna mingi kuupäev, et sa võtad nagu ennast kokku, teed sinna kuskile maale ära, et sul ongi näiteks 2 asja, see on lihtsalt üks näide, on ju. Ja kui sul ei ole nagu sellist näidet ja sind ei huvita ettevõtlus, siis mis see sinu oravratas on, et kus on see kirg, kus on see sinu rõõm ja lihtsalt julge midagi ära jätta. Jällegi su närvisüsteem on juba harjunud kogu aeg. Tõmba korraks pidurit, võta aega, ole üksi, vaata, mis juhtub. Ja minu soovitus sellisel juhul on teha ka internetivabasid päevasid. Vaata, kui palju tegelikult telefon, sotsiaalmeedia su aega röövib, ole hästi aus enda vastu. Sul tekib sealt väga palju aega juurde. Väga palju. Järgmine küsimus. Ma tean, mida tahan tegema hakata ja millist elu elada, aga ikka veel pole päriselt alustanud. Muudkui õpin ja lihvin. Juhuu! Energia nüüd midagi energiast muutub, tunneta. Siin ei olegi küsimust. Kas ma pean ise küsimuse siia välja mõtlema? Hakka tegema. Lõpeta õppimine ja lihvimine. Kõige paremini õpid ja lihvid tegemise käigus. Kui sa lähed autokooli ja õpid teoorias autot juhtima ja siis sa lähed istud autorooli, sul on manuaalkäigukast, sureb sul niikuinii alguses välja. Ja nüüd kujuta ette, kui sa oled ainult mingi 2 nädalat käinud seal autokoolis ja saad platsile minna, istuda siin autorooli ja jumal suva, et see välja sureb on autos, sa just alustasid. Ja nüüd kujuta ette, et sa aasta aega käid autokoolis ja hästi korralikult lihvid peened detailini, panen käigus sisse, lasen sidurit lahti, samal ajal vajutan gaasi ja siis lähed alles istud autorooli ja see auto sureb välja, sul nagu mega piinlik. Aasta aega lihvisin ja õppisin ja ikka juhtus midagi. Tee need vead kohe ära, mine tegevusse. Ütle oma meelele, aitäh, et sa mind kaitsed ja hoiad siin mingis perfektsionismis. Mina nüüd otsustan, ma lähen ja teen ja ma saan kogemuse. Värised, igistad, mis iganes mine hakka tegema. Lihtsalt hakka tegema, otsi inimesi enda ümber, kes aitaksid. Kuidas hakata lõpuks elama? Tee otsus, leia oma kirg. Tee seda, mis sulle rõõmu pakub. Ja ma tean ka inimesi, kes elavad sellist elu, nagu neile meeldib, aga neil ikka seesmiselt on see, et midagi on puudu. Vaata, kui palju sa kogu aeg otsid, mis on puudu. Miks sa siis ei ela? Hakka nägema seda, mis sul on toredat. Ükskõik, mis see on. Number 1 asi, ma olen siin elus ja saan kogeda seda elu. Tänulikkus, võta enda iga päev ellu. Ma olen nii tänulik ja õnnelik selle eest, et ma olen nii tänulik ja õnnelik nüüd, et loetle asju, mis sa näed, mis sul on, mida sa oled teinud. Loetle enda vägevaid iseloomuomadusi. Ja hakkad elama. Kuidas vähendada ülemõtlemist? Jälle ülemõtlemine üks mõnus väljend, mille me oleme välja mõelnud. Sa ei pea seda vähendama. Pööra see iseenda kasuks. Mõtlemisvõime on meil antud selleks, et me saaksime unistusi ellu viia. Aga enamus inimesi kasutab mõtlemisvõimet selleks, et ei kasutagi.
lähtub kogu aeg minevikust. Siis mõtled, miks ma olen kogu sama koha peal või isegi lähen tagurpidi, sest me tegelikult ei ole paigal. Me läheme kas edasi või läheme tagasi, paigal seisu pole. Kui sa otsustad mitte edasi minna, on kohe tegelikult tagurpidi käik sees. Ehk siis pane see tööle enda heaks. Loomulikult ma soovitan, kas mediteeri, jaluta, vaigista oma mõtteid. Saa tuttavaks, mis sul on seal. Need on enamjaolt samad, mis kogu ketravad mingis luubis. Aga kui sa oled nagu nii võimas selles mõtlemises, siis vaata, kuhu suunas sa soovid minna ja hakka mõtlema välja viise, kuidas seda saavutada. Mega äge ju, pööra see enda kasuks. Järgmine küsimus. Kuidas teha nii, et suguvõsa mustrid ei korduks? Sul on vaja lihtsalt teha teisiti. Lihtsalt tee teisiti. Näiteks sinu vanaema ei ütelnud oma lastele, ma armastan teid, või su ema seda sulle väga ei ütelnud. Tee palun sina teisiti. Pane see nutiseade nurka ja tee teisiti, sest et teate, ega me ei ole sugugi paremad kui meie vanemad. Meie vanemad olid hästi palju tööl ja meil oli väga palju üksi kodus. Räägime põlvkonnast, tegelikult oli niimoodi, eks, kellel on praegu vanemad seal 70-80, väga-väga palju käidi tööl sellel ajal. Mitu töökohta oli inimestel. Ja lapsed olid väga palju üksi kodus. Neil ei olnud ema-isa. Mis nüüd siis on? Ema-isa on olemas, sest saab kodus teha tööd, aga ema-isa istuvad siin. Ehk me loome lapsele täpselt seda sama, mis loodi meile lihtsalt teiste vahenditega. Ehk siis tee midagi teisiti. Ära mine teisele ütlema, mis tema peab tegema. Muuda, tee enda sees muutus. Näe ennast teistmoodi, kui nägid sinu ema-isa sind. Otsusta ise, milline sa oled. Ja ära mine sinna kibestumisesse, et nüüd ma teile nüüd näitan, ma nüüd tulen teile ütlema. Ei, lihtsalt pane oma suu kinni, kuule ja vaata. Nii need mustrid muutuvad. Tuleb teha teisiti. Ma olen mitmel rännakul näinud kandiku peal on mul ette näidatud mustrid. Jaa, see on see. Ja siis lähen tegelikult käitun lastega täpselt samamoodi. Ei muutu ükski suguvõsa muster. Ainult siis, kui ma otsustan päriselt teistmoodi käituda. Kuidas püsida alati suurte tähtedega kirjutatud positiivsena ja pidada kinni juba sellest, mida mina siis olen õpetanud oma seminaridel? See on küsimus mulle endale tihti. Vot nii on siin kirjas. Naerumärk. Aitäh selle küsimuse eest. Ei pea olema alati positiivne. Võib olla vahel ka negatiivne. Ja see, mida siis mina olen õpetanud, ma olen ka seda rõhutanud ja täna olen ka rõhutanud, tuleb korrata seda endale, mis sinu puhul toimib. Ma ei käi iga päev ainult niimoodi ringi. Mulle meeldib naeratada, see tekitab minu seatunde, mulle meeldib mõelda häid asju, mulle meeldib mõelda positiivselt, et asjad toimivad, asjad saavad korda. Praegu näiteks meil on siin kass haige, ma mõtlen ka positiivselt, kuigi on ka mure on ju natuke tema pärast, aga see, et ma kogu aeg käin ja haletsen teda, see ju ei aita, ma juba näen teda tervena, ta juba kosub ja sellest ma näen, et tegelikult päriselt saabki terveks, siis see ongi justkui see positiivne mõtlemine, aga positiivne ei tähenda, et kõik on hästi, ma ei märka midagi, mis on halvasti. Ikka märkan, ma saan aru, siin on see koht, see on nüüd jamasti. Oota, aga siin on mul ju mingi õppetund, ma sain selle õppetunni, mis me siin lahenduse leiame. See on minu jaoks positiivne mõtlemine, mitte ma peidan pea ära ja ei näe midagi, mis on kehvasti. Endale istun juba kuskil suures augus, küll on kõik hästi, küll ma kuidagi välja saan. Tegelikult ise kaevan järjest sügavamale, sellele pole pointi on ju. Kõigepealt saa aru, et siin on mingi jama, siis saa ka aru, et elus on kõigel vastand. Kui seal on mingi jama, järelikult seal on ka mingi ju hea külg. Treeni ennast seda nägema. Ja korrata. Midagi muud ei aita, mitte keegi teine ei saa seda sinu eest teha. Nii. Kuidas leida julgust asjade alustamiseks? Kuidas toime tulla sellega, kui plaan kohe ei toimi? Ma arvan, ma sellest rääkisin. Kirg, miks sa tahad seda teha? Vaimustu sellest, sellise kogemuse sain, mille võrra sa rikastusid, andesta endale liigu edasi. Ja kui sa soovid teada, kuidas seda teha, seda andestamist ja oma närvisüsteemi toetamist sellisel hetkel, siis oled väga oodatud 20. oktoobril algavale kursusele.
me hakkame seda seal tegema. Kuidas vanasse mustrisse mitte tagasi langeda? Juba see küsimus eeldab, et sa ootad seda tagasilangemist, eks? Ehk siis kuidas ma saan siit edasi liikuda, oleks võib-olla parem küsimus. Ja tuleb lihtsalt minna edasi ka siis, kui unistus on täitunud, sest paigalseisu ei ole, kui edasi ei lähe, läheme tagasi, nagu ma varem ka ütlesin, ehk siis me tihti langeme vanasse mustrisse tagasi, kui me teeme mingi asja ära, ma olen näinud inimestel ka mu kursustel, teevad mingi asja ära ja kes on olnud mu pikas mentorluses üldjuhul on ilusti ree peale jäänud, edasi läinud, sest 7 kuud on ju piisavalt pikk aeg, aga kes neid lühemaid asju teevad, siis elus midagi juhtub ja tihti elus juhtubki ja siis langetaksegi vanasse tagasi, siis tuleb näha seda, praegu ma läksin vanasse tagasi, oot, mida ma tegelikult soovin enda ellu luua ja vahel me käimegi, langeme tagasi, lähme edasi, langeme tagasi, lähme edasi, aga siis lõpuks, kui sa piisavalt treenid ennast, harjutad, siis sa jääd sinna uude pidama. Et ja siis ma pean rohkem kuidagi kursurid muud nägema, et kus, nii. Nii, kuidas parandada keskendumisvõimet? Keskendumisvõimet hakkame me parandama 20. oktoobril algaval kursusel. Aga mida sa siis praegu saad teha? Praegu on pimedam aeg juba Eestis ka, või Eestis ongi, sa võtad küünla, paned küünla põlema, istud oma lemmiktooli ja vaatad küünlaleeki. Sa ei mõtle mitte milleski muust kui ainult sellest küünlaleegist ja sa lõpuks lähed sinna küünlaleegi sisse, sa oled siuke tunne, nagu sa oledki see küünlaleeg, sa keskendud ainult küünlaleegile. Sa ei tee mitte midagi muud. Ja selline igapäevaelu praktika on see, et lihtsalt tee ühte asja korraga. Kujuta ette, et ma siin praegu vastan su küsimustele ja samal ajal vaataks mingit seriaali silmanurgast ja õpetaks last, kuidas sa näiteks mingit suppi teha ja siis võib-olla vaataks Facebooki ka, siis ei ole see keskendumisvõime ja multitasking võib küll vägev olla ja vahel on see vajalik, aga hakka tegema ühte asja korraga. Istud arvuti taha e-maili kirjutada, siis ära tee mitte midagi muud enne, kui see on valmis kirjutatud. Lähed paned pesu kuivama, siis tee ainult seda, ära samal ajal, ma ei tea, pesa hambaid on ju näiteks. Ja saabki keskendumisvõimet parandada. 22. küsimuse juures oleme, kohe saavad pooled juba ette loetud. Kuidas hoida end motiveerituna tegemas endal jaoks parimat? Tuleb ennast õppida austama ja armastama, sest sa muidu ei tee enda jaoks parimat, kui sa endast lugu ei pea. Ma arvan, see on esimene mõte, mis mul praegu tuli. Ja motivatsioon ei kestagi kaua, tuleb luua harjumused, harjumus käia trennis, harjumus kuidagi toituda, mis iganes harjumusi on, see on nii palju harjumuste taga. Ja siis sa näedki järsku, et ma teen enda hüvanguks neid asju. Ja kaardista seda ka, mis on sinu jaoks parim. Mis see parim on sinu jaoks? Et kas sa räägid lihtsalt mingit lugu, et siin ma tegin liiga vähe või siin ma ikkagi ei saanud hakkama. See on lihtsalt mingi lugu, mis sa räägid, sest et sa oled see perfektsionist ja tahad nagu kogu aeg saada kuskil lotti nii kõrgel hoida. Et aga mis see sinu jaoks see parim on? Järgmine küsimus. Miks korduvad elus inimestega samad mustrid? Ikkagi pole ma saanud üle teemast, iseloomus puudub raha ahnus. Ei peagi olema rahaahne. Ei pea. Aga miks korduvad elus inimestega samad mustrid? Kõik inimesed, kes tulevad su ellu, näitavad sulle sind. Mul käis siin üks täitsa huvitav, päris palju tuttavaid siin käinud, aga tuttavaid ka mõned, keda ma esimest korda baalil näen ja nad saavad mul tuttavaks ja oleme jäänud suhtlema. See oli üks naine oli siin mul külas ja siis ma kogu mõtlesin, et huvitav, kuidas tema nüüd mulle siia sattus ja temaga siin koos oleme ja eile ma järsku nägin, et issand, ta teeb täpselt seda nii, ta arvab sellest sama, mis mina, ehk ma nägin lihtsalt ennast. Ja need mustrid tulevad nii kaua, kui meie ise midagi ära ei muuda. Ma toon näite. Inimene on nagu, ma mõtlen korra, mis näite ma saan tuua. Hakkan tegema oma ettevõtlust ja mu peres keegi pole olnud varem ettevõtja ja täiega kahtlen selles.
ja hakkan ikkagi tegema, sest et ma olen mingil kursusel ja õpin ja teen ja täitsa lõpuni õlluvad kogu aeg inimesed, kes näitavad mulle seda kahtlust, ütlevad, aga kuule Kai, äkki sa ikka ei peaks seda tegema, aga kuule Kai, sa ei oska ju seda, kuule Kai, aga näe, ükskord onu sul tegi ja siis ta läks pankrotti ja mis siis, kui sa ennast üldse üle töötad, 24/7 ja pärast oled läbi põlenud ja kuskil mingite tilgutite all ja mõtlen kogu aeg, et mis jama on, et ma nagu nii palju pingutan ja teen, et seda hästi teha. Aga mida need inimesed mulle näitavad minu alateadvuse kahtlust. Ehk nii kaua, kui mina alateadlikult päris sügaval sisimas automaatselt, et une pealt keegi äratab üles, et jaa, ma saan ettevõtlust tehtud, mulle meeldib, ma tahan teha. Nii kaua, kui ma seda ei usu ja tegelikult kahtlen, ilma et ma võib-olla otseselt kogu aeg mõtlen kahtlevaid mõtteid, aga need on mu alateadlikud mõtted, siis nii kaua inimesed tulevad ja nad lihtsalt räägivad selle välja, mis on minu sees. Nii et kuula, mis inimesed sulle ütlevad, ära pahanda nende peale, kui ta tuleb sind millegi eest hoiatama. Mõtle, miks ta tuleb, mis tunde see sinus tekitab, kus kohas see sinu sees ikka alles on. Ja kui sa selle koha endas ära muudad, siis need mustrid enam ei kordu. Siis tuleb muidugi eksam ka kohe. Selle ära teed, siis lõpeb ära. Nii. Küsimus number 24. Ikka olete veel kuulamas, jah? Kuidas kliente saada? Olen loomamassöör ja naiste ja laste massöör. Kuidagi ei tule kliente. loomademassage.ee koduleht sai ka valmis tehtud. Kuulsite kõik, jah? loomademassage.ee, nii äge. Massage ongi eesti keeles kirjutatud. Pane kirja, milline on sinu klient. Ja mõtle selle kliendi peale iga päev. Sest kui sa mõtled selle peale, et sul ei ole kliente või miks neid kliente ei ole, siis see kogu aeg kordub. Kõik on energia ja elu näitab sulle seda, millest sa mõtled ja millest sa usud. Ja sellel hetkel, kui sa otsustad, et aga mul on kliendid, on sellised kliendid, nad leiavad mind ülesse ja sina ise astud neid samme ka, siis vaata, mis muutuma hakkab. Pane kirja iga päev, kui imeline massöör sa oled. Kui hästi sul tuleb välja, kui sa tahtsid panna, sa oled Eesti parim massöör. Ära mine võrdlusesse, lihtsalt saa aru, kui hea sa oled. Kui ma alustasin alateadvuse mustrite muutmist ja hakkasin endale rääkima, kui tasemel aeroobika treener ma olen, mul tulid trennid täis, mul oli lõunatrennis tavaliselt, lõuna sees trennis 3-5 inimest ja mitte kunagi ei läinud enam alla 9. Sõidan trenni, täna on 13 inimest. Jõuan trenni, võtan 12, üks ja hiljaks oligi 13. Ma niimoodi hakkasin looma enda elu. Sest et ma hakkasin endast kui treenerist arvama hästi. Palun arva endast kui massöörist hästi. Tunne, kui äge massöör sa oled. Arva, kui äge massöör sa oled ja näe ennast ägeda massöörina. Ükskõik, kes te siin praegu kuulate, mis on sinu teema. Asenda sõna massöör selle sõnaga. Mida sina soovid? Mina ütlen endale iga päev, kui imeline juhendaja ma olen nii palju inimestele anda. Ma olen väga hea juhendaja. Ma olen väga süvenenud, keskendunud, ma juhendan edukaid, eesmärke täitvaid kliente. Ja kes siis ei tahaks tulla mu juurde? Muidugi tahavad tulla. Küsimus number 25. Võtan 2 küsimust veel ja siis mõtlen natuke, mis teeme edasi. Nii palju räägitakse sellest mõtteviisi muutmise vajadusest ja ma saan sellest täiesti aru, mis on need praktilised sammud, kuidas see muutmine käib. Kõigepealt sa hakkad märkama, milline on su praegune mõtteviis, paned selle kirja, siis sa pöörad selle ümber, hakkad treenima oma mõtteviisi ja jällegi tuleb päriselt midagi teisiti teha. Sa pead endale siis tõestama, et see uus mõtteviis nagu sind kannab või see ongi see sinu elu nüüd. Sest me nii palju jääme oma mõtetesse, tunnetesse kinni, aga tuleb minna teha teisiti. Ja loomulikult ei saagi ainult sinna pähe jääda, et see mõtteviis muutuks. Et kui sa lähed, teed midagi teisiti, siis keha saab sinna kaasa tulla. Sa pead oma kehale tutvustama oma uut mõtteviisi. Nüüdsest ma arvan nii. Nüüdsest ma lähen kõnnin läbi selle pimeda tänava, sest et ma julgen seda teha. Aga kui sa sellest lihtsalt mõtled, siis sellest ei ole kasu, sa pead minema tegema. Et su keha tuleb ka kaasa, siis toimub see muutus. Ja viimane küsimus. Kuidas tuvastada enda vajadused ja seada siis eesmärgid? Kaardistan ära, kus mul jääb.
arvan, et kui enda eesmärgid on paigas, siis on lihtsam ka teistega piire seada, lihtsam valutum. Absoluutselt. Eesmärgid paigas, üldse see paigas, et sa tead, mida sa tahad. Ja kuidas need tuvastada, seda ma aitangi inimestel teha. Seda me hakkame tegema nüüd 20. oktoobril. Et kuidas seda tuvastada, mida sa päriselt teha tahad. Ja see on üks väga oluline asi. Aga kui sa tunned, et sa ei taha kursusele tulla, siis pane kirja, mis sulle rõõmu teeb, pane kirja, mis sulle meeldib, pane kirja, milles sa hea oled ja hakka sealt siis vaatama. Selleks on muidu nagu rida tegevusi, mida teha. Ma soovitan raamatut Kõige tähtsam küsimus, Peep Vain, mega hea raamat, ta täpselt räägib samm-sammult, kuidas seda teha. Ja mina tänan teid küsimuste eest, ma võtan korra siit Katariina küsimuse ka, ma nägin, et see tuli, vaatan korra, kas ma leian üles, oli üksilduse kohta. Kuidas tegeleda üksindustundega, üksildusega. Ma tegin täna just video selle kohta, ma pärast panen selle storisse, ma postitan selle reelsina. See on lihtsalt üks illusioon, et me oleme üksi, sa oled tegelikult alati ühenduses, loo iseendaga ühendus, istu korra vaikselt, vaata, kui äge sul on iseendaga olla ja tee nimekiri inimestest, kelle poole sa tegelikult saad alati pöörduda. Ja üksildus tekkis sellest, kui me sündisime siia ilma, meil oli eraldus emast ja kohe ongi see üksindus, et on vaja uskuda, et me oleme tegelikult kõik ühenduses omavahel, sest me oleme. Ja kas tahame uskuda, et oleme üksi või siis mitte, on ju. Et see on lihtsalt üks tunne ja otsusta tunda teisiti. Katariina, tule ka oma kursusele. Täiega oled oodatud. Ehk siis 20. oktoobril oma 46. sünnipäeval alustan kursusega, kus me liigume eesmärkide poole, kus me läheme tegevusse, kus me teeme närvisüsteemi toetavaid tegevusi, muudame uskumusi, arendame oma sees olevaid võimeid, keskendumisvõime, kujutlusvõime, intuitsioon, teeme erinevaid harjutusi ja mul vist tuleb üks imeline naine sinna ka rääkima, kes meile natukene tuge pakub. Minu kursustel muidu ei käi külalisesinejaid, ei tulegi nagu külalisesinejaks, vaid meiega mingid praktikat sinna tegema. Ja oled väga oodatud. Kirjuta mulle, kui sa soovid veel 15% soodust. Kui sa arvad, et see kursus on väärt rohkemat, siis kasuta koodi MAAGIA10, sa saad 10% sooduse. Ma tean, üks naine ootas ekstra, kuigi alati saab täishinnaga osta, aga ütles, et kui see 15% soodus läbi saab, ma soovin täishinnaga soetada sind ka ei toetada. Ma arvan, sa teed väga suurt tööd, väga ägedat tööd. Nii et ma panen siia alla selle lingi ka, aga äkki ma siis juba kohe panengi, eks. Selle kursuse nimi on siis, võtan siit selle lingi. Tõeline mina loob tõelise rikkuse ja mis see tõeline tähendab siin? See tõeline tähendab seda, et sa saaksid ühendust päris endaga, kelleks sa nagu oled mõeldud siin maailmas, olema see armastus, olema see küllus, et oled sinna kursusele väga oodatud. Ja ma mõtlen, et ma tulen, mis te arvate, viitsiksite tulla mind veel see järgmine nädal kuulama või? Järgmine nädal on meil siin kooli vaheaeg, aga ma tuleks siia otse eetrisse, näiteks, vaatan, mis päeval, tuleks näiteks esmaspäeval rääkima, vastame järgmistele küsimustele. Kui teile pakub see huvi, siis pane endale kalendrisse kirja. Teeme seekord veidi hiljem. Teeme kell 16 Eesti aja järgi. Küsimused ja vastused, teine osa. Ja muidugi see jääb siia ülesse ka. Nagu seegi video jääb siia ülesse. Oled oodatud nüüd, kui sa ka järgi seda vaatad ja kuulad, oled oodatud oma mõtteid siia alla jagama ja oled oodatud siis 13. oktoobril esmaspäeval kell 16.00 siia samasse kanalile ja jätkan nende küsimustega. Võin teile natukene siin ette öelda, millised küsimused on mulle siin esitatud. Mida teha, kui kõik teed on tupikus, kuidas ületada hirme, tahan teada, kuidas sa seda teed, no see on see kursus, on ju.
Kui elu millegipärast järjepidevalt sulle kaikaid loobib, siis kuidas hoida ikka suu naerul ja meel positiivne. 7 nippi, kuidas edukalt manifesteerida, kuidas liigsest enesekriitikast lahti saada, kuidas saada kabaalile, see on nii äge küsimus, sellele ma vastan, kuidas peletada ärevust ja vastan siis nendele küsimustele järgmisel esmaspäeval. Aitäh, et olite siin kuulamas. Jään ootama sinu sõnumit, mis sind siin täna inimkõnetas, siia samasse alla võid kommenteerida. Kui sa tunned, et ka sinu Facebooki sõbrad võiks seda küsimusi vastuseid näha, siis jaga seda videot ka enda Facebooki kontole ning oled väga oodatud minu kursusele. 10 inimest mahub veel. 10 on juba olemas, võtan 20 inimest, et teie kõigiga teha personaalselt novembris kõne, et teie kõigiga teha, kes siis soovib kas detsembris või jaanuaris kõne. Ja kui sa tunned, et sa oled juba palju oma eesmärkide poole liikunud, aga mingi asi nagu enam ei toimi, nagu minul siin oli terve selle aasta algus ja ma sain aru, et mu närvisüsteem jälle kaasa tulnud, siis tule ja me täidame nii eesmärke kui ka loome seda toetust sulle. Aitäh Urve, aitäh Eveli, nii äge, et te saite vastuseid. Palju armastust teile, tšau-tšau!